Tere hommikust teile kõigile! Oleme oma suure nädala palverännakutega koos Jeesusega jõudnud suure neljapäeva sündmustikuni. Ja selle päeva keskmes on paasapühad ja püha armulaua seadmine. Ja nii nagu sellel nädalal hommikuhetkede ajal, siis ka täna ma loen Matteuse evangeeliumist ja see on Jeesuse viimasest paasasöömaajast. Aga hapnemata leibade püha esimesel päeval astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja küsisid: kuhu sa tahad, et me sulle paasasöömise valmistaksime? Tema ütles neile: minge linna selle ja selle juurde ja öelge talle: õpetaja ütleb, minu aeg on lähedal. Ma tahan sinu juures pidada paasasöömaaega koos oma jüngritega. Ja jüngrid tegid nõnda, nagu Jeesus oli neid käskinud ja valmistasid paasasöömaaja. Aga õhtul istus Jeesus lauda koos nende 12-ga. Ja kui nad sõid, ütles Jeesus: tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast annab minu ära. Ja väga nukraks jäädes hakkasid jüngrid järjestikku talle ütlema: ega ometi mina see ei ole, issand. Tema aga vastas: see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära. Aga Juudas, tema äraandja, kostis talle: olen siis mina see, rabi? Jeesus ütles talle: need on sinu sõnad. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes: võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles: jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest. Paljude pattude andeks andmiseks. Ja kui nad olid laulnud kiituse laulu, läksid nad välja Õlimäele. Kallid suure nädala kaasteelised, suure neljapäeva evangeeliumi tekst viib meid Jeesuse ja jüngrite viimase õhtusöömaaja lauda. Hetkedesse, mil Jeesus jagab leiba ja karikat, teades juba, mis on ees ootamas. Tema on see ohvritall, kelle saatus hakkab mõjutama miljoneid. See, millest äsja kuulsime, on sügavalt inimliku ja samas jumaliku hetke kirjeldus. Sõprus ja reetmine istuvad ühtaegu samas lauas. See kirjakoht kutsub meidki peatuma ja küsima eneselt: kes olen mina selles loos? Nagu Da Vinci küllap kõige tuntumal õhtusöögi jäädvustusel. Kas olen see, kes püüab ustav olla, kuid ikka ja jälle komistab? Või hoopis see, kes ei märka, kui lähedal
võib olla reetmine või hoopis keegi kolmas. Rõõmusõnumiks on aga meile kõigile see, et Jeesus ei pöördu oma jüngritest, oma rahvast ära, isegi siis, kui ta teab meie inimeste kõiki nõrkusi ja inimlikku loomust, pahelisust ja ekslikkust. Ta istub meiega samas lauas. Ta annab ennast leivas ja veinis just neile, kes teda vajavad ja igatsevad. Me ei pea olema täiuslikud, et tulla tema lauda. Piisab, kui tuleme ausalt, avatud ja rõõmsa südamega, tänuliku meelega. Ja tema annab ennast meile uueks alguseks, uueks lootuseks iga päeva hommikul. Ja seda lähedalolu, lootust ja osadust saame täna ühiselt kogeda Haapsalus toomkirikus kell 6 õhtul algaval suure neljapäeva jumalateenistusel. Aga ma loodan, et Jumala lähedalolu saadab sind nii täna kui kõik järgnevad päevad. Ja palvetagem nüüd üheskoos Püha Augustiinuse sõnadega. Issand, anna mulle armastada sind üle kõige ja leida sinus oma rahu. Pööra mu süda sinu poole, et ma ei otsiks lohutust kaduvas, vaid jääksin kindlaks sinu tõotustes. Ole sina mu valgus sel päeval, mille teekonda olen alustamas. Ja kanna mind läbi kõige, mis ees ootab. Aamen. Õnnistatud suurt neljapäeva sulle.